No hei laamad, tere tulemast kuulama vaatama Draama Laama 10. on vist 10. podcasti osa. Ma 10 oskan lugeda, seda ma tean. Seega, kui mul on 10 meeles, siis peaks olema 10 osa. Mina olen Sille-Kadri Simer ehk Sillekas, saatejuht nagu ikka. Ja te ise tahtsite, ta ei tahtnud täna siia saatesse tulla, aga teie küsisite ja tahtsite tema mõtteid kuulda. Seega tere tulemast stuudiosse minu parim sõbranna, 25 aastat kuulanud minu iba. Tere tulemast, Liis! Tere! Ma ei tea, kuidas sa ikka suudad seda sõna iba kasutada, on ikka nagu üllatav minu jaoks. Kas jäi külge kogu selle draamaga või? Kui sa oled pool aastat olnud selles iba maailmas sees, siis kahjuks mingid asjad paratamatult jäävad külge. Ma arvan, et see pole kõige hullem. Ma arvan, kõige hullem oli see, kui ma ühe korra ütlesin kogemata Mihkel Raua kohta, Mihkel Surva, siis mul oli küll piinlik. Su sõber ütles, et sa ikka mõtlesid Rauda ma mingi, ma ütlesin Mihkel Rausta mingi, sa ütlesid Surva, ma olin nagu... Mul on iba vähk ajus, see on võtnud aga kui sa enda jutu kohta iba ütled, siis sa kind of nagu saad aru. Vaata, nüüd on see lugu, et kui keegi ütleb, et Silla ajab iba, siis see on fakt. Aga kui keegi ütleb, et kõik naised ajavad iba, siis see on vale, sest see on seksistlik saast. Et selles mõttes, et ma ei esinda kõiki naisi ja kui ma teen mingisugust huumori podcasti, siis mul on okei, et ma teen nalja ja ma ajan mingit iba ja nagu, et see on okei, see ei olegi mingi... Kui keegi saanud aru, siis Draama Laama ei ole tõsiselt võetav podcast, et see on vestlussaade. Esimene kommentaar, mis oli YouTube'is, oli see, et miks see saatejuht nii palju räägib ja siis ma kirjutasin, et sest äkki see on minu saade. Et... Jah. Ok, ma astun sellest välja. See olid sina, kes selle kommentaari kirjutas, okei. Ja kuradi saatejuht. Võib-olla tean neid lugusid, võib-olla olen kuulnud kõike seda. Et ja, selles mõttes minu jaoks on nagu, ütleme nii, et see iba teema on lihtsalt siuke running joke olnud, enam ma sellega muidugi tegele, aga see on jäänud jah lõpuks, et kõik ongi lõpuks üks suur iba. Ok, moving on. Väga hea intro. Aga jah, sind päriselt ka inimesed tahtsid, et sa tuleksid. Üks inimene, ära liialda, sul on selle liialdamise kõik. Ma mäletan, et oli 2. No ma tänan, siin ma olen. Väga, vaata kui me dissidendis olime, jumala poogen, tuled mingid dressid ja siin ma meegita kohale, siin on nagu mingi ametlik laua taga istumine, käed nagu poliitikud laua peal, vaata. Jumala poogen võid tulla siia ka dressides kohale, mul vaatab seda 100 inimest. Ei, seda küll, aga endal on vaata mingi selline teatud tunne, et ja ma tunnen, see laud väriseb praegu. Sina elad kaamera ees, mina pigem mitte, pole minu teema, vaata. Pakkusin sulle valikuna ka loobuda. Ei, no ma ise ütlesin, et kui sul on mingi auk kuskil, et siis jääda vai, on ju. No palun päris mitu auku. Selles mõttes. Et no. Aga jaa, sellest oled siis augu täit ja Liis tulid siia. Et, seda kuulsust ei taha, aitäh. Tänapäeva majanduses. Vaat ole, kellegi mingi teeauku vaja täita, hambaauku, mis iganes auku. Siis LinkedInis otsigi meid üles. Mis LinkedInis otsigi üles? Endal on tee korda oma LinkedIn. Aitäh, kas sa oled ka nüüd sa oled nüüd töötukassa konsultant ka ja mul? Jah. Mulle ei meeldi LinkedIn, see on mulle nagu nii fake platvorm minu jaoks, mulle tõesti ei meeldi. Ma olen sinna nagu mingisugust tööalast sükest promomise asja, mingi, et meil oli mingi äge asi, bla bla bla, tagid kõik ära seal, mingi sellist asja, mingi tore äge kohtumine, mis iganes, mingi sükesed asju ma olen teinud nagu et mis on siis mitte minu nime alt, aga iga kord, kui ma tunnen, ma ei oska nagu ennast kuidagi seal upitada või kiidelda või vaata kui äge või vaata, mida ma teen või nii, et nagu ma ei tea, sest seal on nagu hästi palju samasugust sisu, mitte et nagu vahel on huvitav vaadata, et no näiteks endised kolleegid, kes on saanud vahepeal juhiks või kes on liikunud kuhugi või mis iganes või lahedad projektid, et seda on nagu tore, aga hästi palju on seda 5 asja, mida ma õppisin sellest, et mind koondati. Ja siis ma on nagu... No, sa võiks pead oskama sellest pasast läbi lugeda ja leida. Seal on pärleid ka. Tegelikult on seal nagu toredaid inimesi ka, kes kirjutavad, eks ju, mina ei tea, mulle meeldivad eestlastest ikkagi, seal on mingi punt eestlasi, kes Eija Uus on üks mu lemmik inimene, tal on alati nii toredad postitused. Ja kuidagi nagu, sa pead ise endale looma selle feedi nagu TikToki, siis sa scrollid öö läbi TikToki, saadad mulle neid
kell 2 öösel tulevad mingid Sillaga we sent you. Kuidas sa muidu teaksid, et meil on mingi troon alla kukkunud? No, eks ju, täpselt nii. Mu telefon, vaata täna hommikul märkasin, vaatasin kell 6 mingi, mul oli, ma arvan, mingi 25 teavitust seda sama asja lihtsalt. 25 teavitust, miks sa nii tähtis olema? Ma sain 2 sõnumit. Ma sain, et vist oli midagi, ei olnud midagi. Et tulid nii sõnumid, kui see Ole valmis äpp on ja ka äppis tuli lihtsalt niimoodi, ma scrollisin ja mõtlesin, et ok. Mis sa mõtlesid esimese asjana siis? Seda, et mina magaks läbi selle, sest see oli mul vaata do not disturbi peal see telefon on ju. Mul ka. Ja ma mõtlesin ka, et klassika, kui olekski mingi troonirünnak, ma reaalselt oleks maganud selle, ma reaalselt ja ma lihtsalt magaks maha sõja ilmselt, selle nagu mina olen seda tüüpi inimene. Ma olin nii unesegäduses, kui ma seda räägin, siis mõtlesin, et mis sõnum mulle saab tulla, sest keegi saadab nagu sõnumit ja ma tean, et mul ei ole mingi kullerid ka tulemas, siis mõtlesin, et loen. Ja siis mul oli esimene asi mingi, kas mingi rünnak oli või? Ja siis mul oli korraks siuke kergendus, jess, ma ei pea motivatsioonikirja kirjutama täna. Hurraa! Ja siis vaatasin, false alarm, okei, ikka pean kandideerima edasi. Ma olin lihtsalt korraks mingi lõpuks ometi, ma ei pea käima 6. vooru läbima kusagil ja siis saama, et täna need kandideerisid meile, sel korral liikusime edasi järgmiste kandidaatidega, et ma tean, fine, must huumor on ja, aga sorry, kui sa lõpuks oled nagu sellises staadiumis töötuses, et sa nii läbi põlen nendest vestlustest ja kandideerimistest, siis kohati on see, et nagu mingi vahet ei ole enam, mul ei ole niikuinii tuleviku, vahet ei ole, mis juhtub, et ma võin saata enda koordinaadid droonidele, et selles mõttes. Okei, nagu see oli liiga palju. Vahepeal, jah. Tõmba hinge korraks. Jesus Christ. Ei, no vist palju must huumoriks, aga ega siin on väike tõde ka sees, et see mul on lihtsalt nii siipäris, et selles mõttes me saame nagu kahekesi praegu sinuga kirjuda Eesti Vabariiki, et nagu what the actual fuck is going on. Ma töötasin riigikaitselisel kohal. Miks ma neid kuradi makse maksan, on ju. Kõik see teema, et mul on ka metsik taust on taga ja no ei saa tööle. Aga mine õpetaks, nagu mulle Treetsis soovitati. Ei, ma küll kiidaks Treetsi rahvast selles mõttes, kõik kuulud elavad kaasa, isegi kui nad ei saa sind aidata mitte kuidagi. Ikka on kohe mingi edu ja värk ja noh, et selles mõttes... Okei, ma pean nüüd ütlema seda, miks mulle Treets meeldib, sest et ma vingusin Treetsis nii kaua, et ma sain endal töövestusele. Ma vingusin ennast töövestusele. Selles mõttes tõesti müts maha, ma olen väga tänulik. Nüüd on vaata asi on selles, et kas ma nüüd saan sinna, on minu teha või noh, ütleme pigem on, aga et ma sain vestlusele, mida ma ei oodanud, sest ma tegelikult selle mõttega ei postitan, sest mul oli lihtsalt närvivapustus juba, et järjekordne nagu 3 kuud läbi mingi pika protsessi selleks, et üks nüanss oli sul puudu ja siis see nagu tekitab selle tunde, et aga miks ma enam üldse pingutamata. Ja ma just elasin välja ja see on mu kõige populaarsem Treetsi postitus siiani ja tõesti, inimesed on igasugused samamoodi väga hea soovitus mulle, aga ma ei leia siis LinkedInis üleski, et sa peaksid selle number 1 asja korda tegema, ma olin nagu kas mul on enam mõtet alustada selle LinkedIni korda tegemisega, kui ma oleks pidanud juba 9 kuud tagasi seda alustama? Ei no jaa, aga elu läheb ikka edasi. Selles mõttes see, et sa praegu oled nagu nii ahastuses, mis on nagu fair, aga elu läheb edasi ikka, sa ei tea, mis võimalused sulle võivad sealt LinkedInist tegelikult tulla. Sul on ka tugev taust ja seal selliseid inimesi otsitakse. Seal otsivadki rekruuterid sind, et ei ole see, et ainult sina saadad neid kaaskirju, eks, et see on nagu see positiivne asi seal juures. No kaaskirja minu jaoks veel okei, aga need videod. Tere, mina olen Silla-Kadri Simer ja olen teinud tööd kommunikatsiooni valdkonnas peamiselt avalikus sektoris. Kui ma veel ühe korra... Mul on kõik töövestlused on ju näiteks inglise keeles ja tead, kus ma kõlan, kui ma räägin, see on nagu see Spotify reklaam, vaata if you have a premium, nagu mingi kas 100%, I'm 100%. Choose the music you wanna listen to. Täpselt, ja saad aru, ma eile mul oli vestlus ja ma kuulasin ennast ja mul oli nagu mingi ju. Sa oled rääkima nagu müügiinimene. Ja, sest et ma räägin ameeriklastega, eks ju, see on number 1. ja ongi see, et siis ma lõpetan selle kõne ära, mul on nagu mingi mis see oli? Kes sa siis oled lihtsalt selleks, et tööle saa, see nagu totaalne mingi kuradi tsirkus olema lihtsalt, täis kloun, noh. Ma räägin, ja need video kandideerimised, noh, üks koht, kui ma väga tahtsin, ma vaatasin, seal on ka video kandideerimist, siis mõtlesin nagu... Ma maksin selle video eest. Ja siis mind valitud, ma sain 6 voorust 3. ja 3. ma saan edasi siis. Ja ma olin nagu, ma maksin ja ma ei saanud tööle sinna. Mul oligi reaalselt, ma olingi aastast täiesti. Ja okei,
ma ei süüdista selles mõttes Eesti riik, ega Eesti riik ei ole süüdi, et ma ei saa tööle, onju. Aga noh, Eesti riik on ka veits nagu, ma ei saa ka aidata sind paraku, ma ütlen siis toetus, et aitaks välja mind nii kauaks, kuni ma siis saan, onju. Nii et nüüd siis mul sõbrad saadavad mulle toidukotte hetkel, nagu, mis on nagu okei, noh, nagu väga suur abi, ma olen väga tänulik, aga kas see ei ole juba nagu naeruväärne olukord juba, et see on nagu absoluutselt täiesti nagu pöörane ju. Igatepidi jah, ma olen nõus, et see, me võime siin nalja teha ja kõik on nagu, noh, ainuke viis, kuidas ennast minu meelest nagu hoidagi mingi jah, elu terve nagu kuidagi jah, et see nagu selles mõttes jah, must huumor bla, ja ma saan aru, ma võib-olla teen ka kohatuid nalju kohati, aga see nagu aitab ka lihtsalt tulla toima, sest et see ongi nagu tragikoomiline naeruväärne kohati, et nagu päriselt, et ma pean ausalt, ma olen, et kui ma ütlen ausalt, siis ma isegi ei ole kunagi nii palju vaeva näinud deitimisel nagu. Mul on selline tunne, et kas nad tahavad nagu abielluda need kohad minuga, kas nad uurivad mind nii igatepidi läbi, ma pean tõestama ennast sükestel tasanditel, et ma olen juba lihtsalt, et ma tahaks sõrmust pärast seda kandideerimist ausalt öeldes, ma nagu tunnen, et vähemalt keegi peaks õhtusöögi välja tegema. Et see on juba lihtsalt juba nagu absurdne, see ei ole isegi enam mingi, et okei, et jah, meil on tõesti palju häid kandidaate või nii, vaid seal on juba sükseid asju küsitud ja uuritud ja niimoodi, et ma olen tõesti, et kas see on üldse nagu seaduslik, kas te võite nagu, mul on ühe kohaga juba see, et ma ei ole kindel, kas mind diskrimineeriti või mitte, aga mul nagu sisetunne ütleb, et siin on mingi diskrimineerimine päris, et ma peaks võib-olla pöörduma võrdõigusvoliniku poole või midagi, et see juba läks nagu no nii crazy, sa ei saa kandidaadi personaalelu mikromanageerida. See on minu jaoks veits imelik nagu. Ma ütlen, meil on nii erinevad, eks ju, mida me teeme ja kuhu me kandideerime. Mina ei kujuta ette avalikus sektoris töötamist. Ma olen juba piisavalt teinud hankeid ja olnud sellistes olukordades, kus sa partner oled ja avalikule sektoril ma olen nagu mingi hell no. Oleneb asutusest, väga-väga palju oleneb. Ega ma päris igale poole ka ei tahaks minna, sest ma lihtsalt juba tean, et seal ei tööta minu tüüp inimesed või seal minu ideed ei lendaks, mul oleks mõtted minna sinna, et ma lähen mingi mõtlen kast välja, tahan teha siukseid asju, aga mul on nagu väga ranged piirangud ja keegi lase mul nagu mingid loome asju nagu teha või nad on tõesti, et sa pead olema hästi nagu raamides ja noh, siis mul ei ole mõtet nagu selles ma saan aru, et ei ole mõtet suruda sinna, kuhu see ei sobi. Aga mingid kohad, kus ma tõesti tahtsin minna, ma nägin väga palju vaeva, et sinna saada. Ja ma ise arvasin, et mul läks super hästi ja siis saada nagu eita vastus ja täpsemalt sisu poolest ma ei saagi aru, mis mul puudu oli või mis teiste eelis oli, siis see tekitab paratamatust sellist nördimust ja sellist tunnet, et ma ei ole siis nagu piisav. Ei no, ma räägin, et üks nagu selline naljakas, kohati hale naljakas asi, mida ikkagi tööandjad teevad, on see, et nad saadavad sulle selle kirja no reply emailit. Ja siis on nagu see, et kui ma tahan tagasi kirjutada pärast 3 vooru, et palun andke natukenegi seda tagasisidet personaalselt, siis sa ei saa seda teha, sest see on no reply email, vaata. Ja siis sa ei saa ju olla üldisele ettevõtte infomeilile ka kirjutada, sest nemad ei tegele sellega, eks. Siis oledki täiesti nagu, et mis ma tegema pean või nagu see on nii debiilne olukord lihtsalt, et jaa, tööturg on praegu tööandja kaldu niikuinii, aga nagu no see kloonaad on lihtsalt nagu to the max, saad aru, 343 kandidaati oli mul ühe koha peal, kuhu ma kandideerisin. Ma ei tea, kuidas sa said edasi, I'm sorry, mitte et sa ei ole andekas ja tubli ja tark ja kõike, aga see, tead, mis on 343? Mõtle nüüd teatri peale. Isegi Salmesse vist maopera nii palju, aga no, mõtle nüüd mingisugust teatrisaali peale. Sa olid võistluses sellise hunniku rahvaga. Jaa, aga sorry, see enam ei piisa. Et okei, ma kujutan, et mingi 40 inimest sealt võis olla need, kes ongi nagu päriselt super hästi kvalifitseeritud teatud rollil, on ju. Ja sa võitledki juba järgneva 40 inimesega, eks ju, et see võistled, eks ju, et see nagu, noh, igatepidi on messed up, isegi 40 selles mõttes on palju, et sinust saaks see number 1 inimene seal, on ju. Ja siis nüüd minu plähmerdamine, seepärast, et ma ei, mul on nagu, ma ütlen, et see töövestlus, mis eile oli tund aega hästi tehniline IT inimesega, noh, mul oli nagu, ma lihtsalt plähmerdasin. See nagu mõtlesingi, et oh my god, jää vait lihtsalt, oma peas vaata. Aga kas sa päriselt plähmerdasid või sa pigem arvad, sest et sa liiga kriitiline enda osas? No võib-olla, aga ma olen täheldanud ikkagi, kuna ma olen nii palju elus tööd otsinud, et sellistest vestlustest ei tule midagi välja, kui ma kukun nagu otsima vastuseid läbi selle, et ma inglise keeles ei suuda mingid eriala väljendeid kohe oma peas välja mõelda. Ja tegelikult see on see, mida nad ootavad ja tahavad juba, eks ju. Ja see ei tähenda seda, et ma ei oska või ma ei tea,
aga lihtsalt sel hetkel on pea täiesti blank, sest sul on mingi 4 inimest vastas, on ju, kõik, kes on mingid, ma ei tea, arhitektid, on ju. Ja kursis kõigega. Jah. No jah, ega niikuinii sa oled kehvemas seisus, kui sa oled kandidaat, sest et täpselt sul puudub tõenäoliselt see siseinfo kõik, on ju, ja sa ei tea ju neid küsimusi ette ja nii edasi, sa oled niikuinii ebamugavas olukorras ja ärev ja nii. Et selles mõttes tasub nagu natuke olla leebe. Ma ise arvan, et jah, kuigi mind ei osutunud valituks, siis ma enda jaoks olen võtnud mingid asjad kaasa ja ma ei taha üle mõelda, aga mingeid asju ma olen analüüsinud küll, et okei, et kas mul on näiteks mõtet kandideerida sellistele kohtadele, kui juba praegu mul seal ei õnnestunud, siis minu jaoks see ka viitab, et okei, ilmselt mul ei ole siis mõtet proovida või siis näiteks ma ühte kohta ka ennetavalt helistasin, lihtsalt uurisin, kuidas neil on, et kas on palju kandidaate, kas nad on juba kas nad juba on hakanud liikuma kuhugi suunas või et ennetavalt küsisin, et okei, jah, mul on magister, aga mu magister ei ole täpselt täpselt see magister, mul on nagu sellega seotud valdkonnas, kas see on okei. Ja kui ma saan vastuse, et no me helistame ikkagi kandidaate, kellel on täpselt see magister, mis seal välja toodud, siis ma juba tean, et tegelikult mul ei ole midagi oodata ju, sest et kindlasti on ju kandidaat, kellel on täpselt see magister ja ta kindlasti ka valitakse. Ja siis ütlesin, et okei, aga kui minu eelis on see, et ma saan kohe alustada, kas te nagu seda ka arvesse võtate, kui nad ütlevad, ei, paber on ikkagi olulisem nende jaoks, siis on. No võt, see on üks asi, mis minu erialal on ikkagi see, et see paber ei ole nii oluline. On alati olnud, eks ju, portfoolio või siis, et et sul on kogemus on näha või et soovitajad või mis iganes on ju, et aga jah, et see mingi, nii täpne kõik see, et võib-olla üks asi on see, et läbi selle, et sul magister on sul neid intervjuusi vähem või et sul on mingi tähtis paber või mis iganes. Mul on vähem intervjuusi. Ei, no ma ei tea, ütleme ühe koha peale sul on viieline ring, 5 ringi. Sa pead tõestama ennast 5 ringiga, nagu täiesti absurdne, eks ju. See on täiesti tavaline praktika IT-maailmas praegu, et 5 on isegi selline okei veel. Olen eelmine kord, kui ma olin töötu, mis oli 2 aastat tagasi. Lahe. Oli kõige suurem, oli 8 ringi ja kui nad ei ütle seda sulle alguses, vaid kui sa oled juba poole peale, et 4 ringi ja meelest mul oli küll nagu, oh hell no. Nope, ma ei taha sellises ettevõttes olla. Aga kui palju sa aega pead raiskama? Kõigi aega. Jah, et aru saada, et see kandidaat ei ole või on sinu jaoks õige. Sa oled minu sitt juht siis, kui sa ei saa aru mingi pärast 2 vestlust või ei tea, sorry, aga mida siin mõelda on? Esiteks see, et okei, fine, ma tulen ja ütlen, et ma olen kõige suurem fänn teil siin ja ma tahaks elu lõpuni siin töötada. Ega kus ma tean, pärast majandusega on jamast ja mind koondatakse, on ju, et ega miks nagu võetakse seda, nagu it's not that deep nagu tõesti, et kas ma nagu sobin või ma ei sobi ja ma usun, et juhina sa peaksid seda nägema juba tegelikult pärast tavaliselt, okei. Kui mina olin juht, siis mul oli vahel tõesti vaja teha veel lisavestlus, sest et kui oli oletame viimas voorus, tegelikult see oli viimane voor, vaid 1 voor oli tõesti 3 väga tugev kandidaati, väga raske oli, siis ma tegin sellised lühikesed, võib-olla veel mingid lisavestluse, et 20 mintsa veel küsisin mingi mõned asjad või tegin ühe väikse ülesande neile ja vaatasin, on ju. Aga seda oli väga harva. Üldiselt ikkagi, kui oli vaatasin kõigepealt CV, valisin selle põhjal välja, tegin nagu vestlus ära, kui klapp oli olemas, siis mul ei olnud tegelikult midagi mõelda, ma võib-olla teistega korraks arutasin läbi ja oligi, et no eks see tuleb jälle erinev on erinevatel, eks ju, erialadel, aga lihtsalt IT-s ma ei kujuta ette, et sa võib-olla ühe vestlusega saad kohe aru, sest et sa pead ju nii mõtlema sellele, et milline inimesena ta on, millised on ta pehmed väärtused, eks ju, versus millised on need tehnilised oskused ja kui palju siis ettevõte nagu seda balanssis hoiab, on ju. Et aga 5 või 6 või rohkemgi, see on lihtsalt juba nagu mingi no see on liig juba ja seal ka teiste osa, mõtlen tööalaselt ka ju kõik, kes seal kaasatud on, mõtlen palju tööaega läheb selliste peale iga mitu kandidaat, sa teed 6 voorum, arvuta kõik kokku see tunnis, see on tohutu ja kõik venib. No mul on soovitanud ka päris paljud, et aga kandideeri Wise, on ju. Ma kasutan Wise'i, mulle meeldib Wise, ta on tore ja väga lahe ja mul ei ole mitte midagi nende vastu, ma läheks sinna töötama, aga ma ei saa valetada neile vestlusel, et ma olen mingi superfänn ja ma mingi armastan nende brändi ja oleksin... see ei ole nemad, eks kõik tahavad kuulda seda, et nad on erinev ja nii edasi, eks ju, ja eriline ja nii edasi. Aga ma ei oska vaata seda, nii et ma teaks, et ma lihtsalt ei saaks seal vestluselt edasi, sest et ma oleks nagu, et jaa, ma olen motiveeritud, ma tuleks, ma tahan oma tööd hästi teha,
aga ma ei jumalda teie mingid firma, ma ei tea, strateegiat umbes või et ma ei arva, et te olete mingi kõige ägedam, maailma ägedam. Et see on nagu minu jaoks palju palutud, ma tean, et osad inimesed oskavad seda väga hästi nagu just, et ennast nagu maha müüa sellega, aga ma lihtsalt ei oska, ma ei saa ja kui ma hakkaks sugust häma ajama, siis ta oleks mu näost näha, et ma ajan mingit täielikku jama. Nagu mina oma Spotify häälega vaata. Keegi ei räägi nii. Nagu kes räägib nii? Okei, usakad räägivad. Usakad räägivad kahjuks ju. Kui me olime seal, siis me kuulsime. Ei no, üleilmses kohas ka CEO-ks tuli usakas, sest ta terve aeg esiteks ta rääkis, see small talk on nagu I don't care, mida sa sõid üle eile oma perega, kellel on 3 lapselast ja no tõesti, I'm so sorry. I don't care. Ma tahaks tööle tagasi minna nagu. Ja siis 100%, this is the right decision. Nii vaata, see on see, sest lõpuks sa oled nagu silm hakkab tõmblema selle jutu peale juba, see on nagu mingi... See on nagu häma lihtsalt, fluff süke, vaata mingi, okei, aga teeks nüüd asju ka, onju. Et mulle on alati meeldinud need kolleegid, kes nagu räägivad nii palju, kui on vaja. No võivad, selles mõttes võime muidugi alati nalja teha ja mida iganes on ja et see on nagu tore, aga see pidev mingi etendamine, mingi persona umbes tööl ja kogu aeg ja kõik selline fake, mingi võlts positiivsus, mulle üldse ei sobi, see üldse ei meeldi. Et selles suhtes nende rahvusvaheliste firmadega on ka tihti just see probleem, et tahetakse seda ameerikalikku töökultuuri sulle suruda peale ja et sa nagu üli nagu äge persoon ka tööl ja äge inimene, kellega töötada umbes või mingi süke teema, siis ma olen nagu okei. Või nagu... Ei no, see võib olla tegelikult üks läbipõlemise tunnus, kui sa niimoodi arvad, ma olen seda lugenud vähemalt, et kui sul hakkab juba ettevõttes vastu mingid detailid, mingid teatud asjad, mis tegelikult sind tervikuna ei tohiks nagu endast välja ajada, siis see juba ei, noh, siis seal on juba nagu mingisugune selline tunne, et kas siis selle töökoha enda või siis tervenisti töötamise vastu on ju, et noh, tegelikult suures pildis siin ei tohiks häirida keegi, kes istub seal teises toas ja ajab oma kuradi fluffi on ju, või et Zoomi kõned, mingid all handsid on see, kus keegi räägib oma lapselapsest, eks ju, aga noh, sealt hakkab juba endal, ma arvan, mingisugune see, et kuule, tegelikult ma vist ei ole õige koha peal või et mul midagi ei ole õiget, noh, võib-olla peaks sabatikale võtma, võib-olla peaks, ma ei tea, terapeudi juurde minema. No mul ei olnud eelmises kohas seda, aga mul kindlasti, nagu ühes töökohas oli kindlasti see, kus ma tundsin, et see nagu kõik nii fake, ma ei viitsi kuulata seda juttu lihtsalt. Et... Ei, mina võin küll vabalt öelda, minul hakkas see läbipõlemine ikkagi 2020, siis kui COVID tuli, kõik jäid koju, on ju, ja konstantne kodus töötamine, mul algus on ju mingi ma ei pea inimesi nägema, oh my god, kui äge on ju, aga tegelikult see, mida see tegi, see isoleeritud olek ja kõik see jah, et see, noh, et sul ei ole põhjust aluspüksegi jalga panna, seepärast et Zoomi kõnes keegi ei näe, vaata. Jah, et mida aluspükse? Ma ütlesin aluspükse. Sa ütlesid aluspükse ja... Sorry, kujutad ette palja Gucci'ga istud oma... Kahjuks ma nüüd kujutan seda ette. Tegelikult ma tahtsin anda pükse, aga näed, mis meelel see keelelaiges. Sealt see laul tuligi, sul pole aluspükse ei ole. Võib-olla see oli selle aasta teema ka või? Sellepärast on koodetigi, nad olid mingi wow. Et okei, ma saan aru, et kui sa ei taha panna nagu tööpüksi jalga, aga aluspüksid võiksid olla Zoomi koosolekul. Keegi ei tahtnud seda näha, me ei taha siin nii lähedalt tunda. Ja sealt tuligi sul see augutäiten oli, jah? Jah, täpselt. Noh, ühesõnaga, see läks hästi, aga noh, said aru, tegelikult ma mõtlesin püksi on ju. Et keegi ei näe niikuinii. Aga noh, kes tahab, võib ka muidugi palju Gucci'ga ringi ajada, pole hullu. Peast nahktool ei ole. Aga jah, ega... Ma nüüd kahetsen, et ma joomise maha jätsin. Sa ei ole joomist maha jätnud ära. Ma olen stuudios kaine. Noh, okei, asi seegi. Ma joon ka vett. Ma jõin kunagi stuudios ju. Erinevalt dissidendi stuudios. Kas me Mälli tegin podcast? Kas me ühe korra võtsin mingi Jäägermeistri kaasa? What? Ma ei mäleta seda. Sellepärast kõigile need osad meeldisidki, sest et me olime nii kännis, ma ei mäleta mitte midagi, mis me rääkisime seal, aga me teame ülikännis. Väga inetu küll. Mariannet ei olnud, Marianne saanud hukka mõista meid. Jah. Marianne tuleb järgmine nädal. Teeb seda kaugelt, vaata. Ma arvan, ta ei suutnud kuulata neid osasid, need olid ikka päris kaos. Okay. Aga ühesõnaga läbipanemine jah, et see hakkas mul ikkagi, ma ei tea, 6 aasta tagasi on ju. Oh, ja kõik töökohad pärast seda läks aina hullemaks. Nagu nii messed up. On. Ja nüüd ma alles see aasta sain teada, et ma olen läbi põlenud. Minu eelmise aasta lõpus hakkasin mõtlema, kuule, ei ole päris õige asi, et teised inimesed suudavad käia tööl ja olla normaalsed ja mida ma teen, ma ulun siin keset päeva, sellepärast, et ma ei suuda teha asja ära, mis on mingi 5 minutit ja tehtud. Nagu terve päeva töö. Jah, aga ega tihti inimesed nagu ei saagi aru, sest et
ausalt öeldes ma ei teagi, kas eestlased üldse saavad aru, mis asi on läbipõlemine. Ei no seda ütles mulle ju üks noormees, kes ütles, et läbipõlemist pole olemas. Mina ei ole seda kogenud. Palju õnne sulle, klassikaline mees. Kes oli minust siis, ütleme, kõrgemal positsioonil, eks ju, et see ja selles mõttes, et ma ei ole kunagi Prantsusmaal käinud, aga ma suht kindel, et Pariis on nagu olemas. ma ei tea. Ma ei tea, aga vandenõu. Et see on nii jabur ja umbes, et ma olen ka, et okei, ühest küljest mulle on ka öeldud, et noh, ise olen süüdi, onju, oleksin pidanud aja maha võtma, bla, 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 ja et oleks pidanud 10 küünega tööst kinni hoidma, aga kas nagu inimesed ei saa aru, et ma olin nii läbi põlenud, ma ei saanud voodist püsti, ma ei saanud arvutit lahti, kuidas sa teed tööd, kui füüsiliselt ma ei saanud füüsiliselt ja see ei ole mingi, et ma pean manifesteerima või tahtma rohkem, onju. Ja. Mul ei olnud ühtegi energiavaru, ühtegi energiavaru, sest ei ATH-rohud ei töötanud, kohvi, mitte midagi, vaata, ma olin magamata, söömata, närvil, viimasel piiri täiesti, ma lihtsalt ei olnud, mul ei olnud mitte midagi anda, null, täiesti null. Isegi tee ChatGPT-ga, isegi seda ma ei suutnud mitte midagi teha. Ehk siis, ma oleksin võinud jääda ja siis ma arvan, et ma ei oleks seal ikkagi tööl saanud edasi olla, et lihtsalt ma ei olnudki, ma sain põhjusega puuduva töövõime siiski, et see ei olnud niisama, aga eestlased mõtlevad, et läbipõlemine, ma olen väsinud või midagi. Ja, et sa umbes ei taha piisavalt või teha, jah, et aga mul oli ka ikkagi viimas kohas, kus mind siis koondati just seesama, et niisugused laused ka, et umbes, et ma arvasin, et sa oskad ja ja nii edasi, et seal oli tegelikult väga hästi näha seda, miks ühest vestlusest ei piisa selleks, et palgata kedagi. Okay. Et ilmselgelt mul oli tööd vaja ehk raha vaja. Ja neil oli vaja kedagi, kes kiirelt asju teeks. Ma ei elanud nii kiiresti sisse, kui võimalik oli, kui nad oleksid tahtnud. Ja väikestes kohtades ei ole ka inimesi, keda on võtta, kes sind nii-öelda hoiaksid, vaataksid, et kõik oleks ok ja et sa elaksid sisse normaalselt. Seega sealt see nagu shit show algus saigi. No jah. Kuni see kulmineerus jah sellega, et ongi kondamine. Et siis muidugi nagu mingi, tegelikult on yes, aga jumala perse rahaliselt on ju. No jah, et muidu ühest küljest on hea võtta aega, selles suhtes mul on nagu hea meel, et ma sain selle aja maha võtta eelmine suvi, ma taastusin juba päris palju, isegi juba 4-5 kuuga tegelikult juba oli nagu, et ma ei ole enam nii sügavas augus, ma sebisin endale ka, mitte sebisin, vaid Töötukassa andis mulle ka võimaluse käia tasuta psühholoogilisel nõustamisel, mis väga palju mind toetas ka, sest et mul oli tõesti, ma olingi nagu, et kõik on läbi ja ma ei tea, mida teha ja ma olen mingi mõttetu junn ja nagu, mis ma nüüd teen ja kuidas siis kõik nii halvasti läks ja bla bla on ja et see nagu aitas mind selles mõttes ree peal hoida, et mõttetu junn. Jah. Ma tundsin, et thanks lihtsalt sa naerad mu trauma üle. Tõri, aga nagu, mulle meeldib see trauma üle naerda. Vahe. No jah, saime seda piisavalt peielauas teha. et nagu, aga ja ma ei mäleta, mis ma tahtsin öelda. Et selles suhtes, tahtsin seda öelda, et tegelikult on nagu olnud see hea see taastumisaeg nagu vaimselt selles mõttes, et ma olen nüüd palju paremas kohas ja nüüd mul on nagu energiat jälle vaata tegutseda ja nii, aga see pidev nagu kandideerimine ja ega see ei ole niimoodi, et ma saadan CV ja saan tööle, ikkagi me räägime mitu vooru, videod, ma ei tea, siin on igasuguseid proovitöid olnud, mida iganes, et tohutu aegressurss. Ja siis see pettumus ka on ja see on ka vaimne pinge ja lõpuks see finantsasi hakkab peale suruma mingi hetk, et kui ma nüüd 6 aega tööd ei leia, siis ma ei tea, mis saab. Seega see ongi pidev see ärevus ja siis sa mõtled tuleviku peale ja mis ma nüüd aprillis teen, mis ma mais teen, mis ma juunis teen, on ja sa ei saa elada kogu aeg sellest, siis tegelikult on ka raske, kuidas ma peaks puhkama ja taastuma, on ja. See pettumuse tunne ka nii rõve nagu keegi oleks siin maha jätnud mingi eriti rõveda põhjuse pärast. Ma ei tea, miks on ju mingi selline nagu mega nasty tunne. Miks ma ei ole piisav? Mul on mingi abandonment issues. Ja ongi, et siuke tõmbad kerra ära ja ei tahagi 3 päeva mitte kellegiga rääkida. Sama. Mul oli reast sama. Ei, ma ongi. Et muidugi on tore, ma ju saan oma meelelaotusega ka sinnata väikseid sutsakaid ja nii, aga ei saa ka mingi olla vabakutseline ja teeni lihtsalt raha mingi oma stand-upi asjadega. Ma ju teen seda ka, aga kas te teate, kui jõhkrad on Eestis maksud, kui palju ma peaksin esinema ja teenima käivet selleks, et ma suudaksin endale tööandja olla. Ma peaks 10 korda praegu rohkem esinema, kui ma praegu teen seda, et absoluutselt vahepeal mul tuleb ja mul on tore ja kõik on hästi,
aga see on väga ajutine ja siis ma olen aga 4 kuu pärast, mul on kalender tühi, mul ei ole ühtegi show'd, esinemist, midagi, mis ma siis teen, siis ma kogu aeg mõtlengi ainult seda, aga mis ma järgmine kuu teen ja nii, et see ei ole lahendus, ma ei saa elu lõpuni elada niimoodi. No see on see meelelahutusäri teema ka on ju. Jah, täpselt, et see on nii ebastabiilne ja siin sõltub ka mitte ainult minust või sellest, et ka tihti inimesed on mingi, Sille, et tule pulmaemaks, aga meil on eelarvega piirang, me ei saa sulle maksta või et tahaks, et tule tüdrukute õhtule või sünnipäevale, aga me ei saa sulle maksta sinu seda, mul on põhjusega ju vaata, kui palju ma küsin, et see ei ole ka mingi lambist võetud summad on ja ma võin alati selgitada, miks mul on ettevalmistus ja tegelikult see on mitu tundi tööd, see 15 minutit seal laval võib mul olla 4 tundi tööd reaalselt on ja kohale sõitsmine ja meik ja kõik asjad on ja et see ei ole päris niimoodi, et ma lihtsalt ilmun kohale ja mingi teen nalja umbes, aga jah, seda isegi kui saadakse sellest aru, siis on tihti ka, et väga tahaks, aga võib-olla teinekord siis on ja et see raha hakkab pitsitama, sest et palju ka on ära jäetud, näiteks ka mul on mitu, eriti pandeemia ajal oli seda kusjuures, aasta lõpus olid ka mingid jõulupeod asjad, olin book itud ja viimasel hetkel tühistati ära, sorry, ikkagi meil jääb see üritus ära, et meil rahad, kärped, kõik hoiavad ju kokku meelelahutuse kultuuri pealt, see on number 1 asi. Seega see ei ole kõige parem valdkond, kus mul olla. Nüüd ma olen nagu laiendanud oma seda, ütleme siis oma oskusi, et okei, ma teen töötubasid on ja tegin toimetust, ma ei ole küll keeleteadlane, ma ei ole filoloog, aga ma oskan selline junior tasemel tekste toimetada, kui on nagu lihtsam asi, et okei, et olen seda varem teinud on ja et siis ka, et kellelgi oli vaja, siis jälle, et okei, väike mingi sutsakas jälle, see on siuke tööamps mulle on ja aga nüüd järgmine nädal ma lähen reaalselt kohvikusse teenindama aasta, ma reaalselt ei kujuta seda ette, aga söön pirukaid ja ma ei tea, müün küpsis, ma ei tea, ma ei ole menüüga tutvunud ausalt öeldes, mul on halja aimugi, mida nad müüvad seal, aga tore ilus koht oli vähemalt ja panin kirja ennast, ütlesin, et ma olen nõus, ma ei saa istuda kodus enam, ma lihtsalt ei saa. Ai, mul on ka juba tekkinud see, et neid persetunde on liiga palju tekkinud seal kodus, sorry. Ma olen... Tasustamata persetunnid on okei, tuleb maksta nendest. Jah, et ma ka nagu enam ei suuda istuda koha peal, et ma kandierisin IKEA-sse komplekteerijaks. Sest ma olen laos kunagi töötanud, vaata, siis ma mõtlesin, et mis seal ikka? Samas väga oluline, tegelikult on väga oluline töö, ma ei taha üldse alavääristada seda. Ei, absoluutselt, aga ma mõtlen, et see kontrast on nii tugev, eks ju, et sa enne tegid mingi protsessi juhtisid ja süsteeme asju ja siis sa nüüd paned mingit kaupa kokku või mingi samas ma ütlen, suveks jumala lamp, see on mingi graafikuga töö, 2 tundi päevast tassid seal kaste, võtan 20 kilo alla, super oleks, on ju, aga ma ennast teades see tegelikult see selline tuim ja nüri töö ei mitte kuidagi, ma olen veel rohkem kassi selle pärast siis, et mitte isegi need tundide või raskuse pärast, aga füüsilise raskuse pärast siis. Aga see jah, see mõttetu siuke rutiin, mis kindlasti väga paljudele inimestele sobib, ma tean, näiteks mu ema meeldib ja nii edasi, aga mina ei ole see inimene, mul on kogu aeg vaja ajule mingit splash, mingi uus asi. Ja ongi, et ma töötasin laos, kui ma olin, ma töötasin mitte laos, sorry, ma töötasin tehases, kus ma liini peal olin maakaabli monteerija. Kui sa mõtled, mis asi on maakaabli monteerija, siis see täpselt see, mis sa ette kujutad, ehk siis mul tuleb hunnik nagu kaabli osasid ja siis ma paningi nagu, mõtled, et siin 4000 tükki. 4000 tonni tegin ja siis kiletasin neid, pakkisin ja kasti pidin lugema. Tähendab, et see oleks selge, ma ei naera selle peale, et selline töö eksisteerib ja keegi sellist tööd teeb, et see oleks kuidagi halb, naeran selle peale, et ma reaalselt ei kujuta ette, kuidas oma roosa riietusega sinna kõpsutad ja hakkad monteerima. Jah, käisin esmaspäevast reedeni, see oli veel hästi vara hommikul ka vist mingi 7 või midagi, see oli ikka, mäletan tohutult vara suvel. Ja ma olin 3 kuuga niimoodi, ma olen nõus tegema mida iganes muud, sest et see oli minu jaoks nii nüri, inimesed olid aastaid töötanud seal, ma olin nagu, kuidas ma läksin koju, ma lihtsalt iga päev, mitte ma ei päris nutnud, aga see ajas mind täiesti, nagu sellest jooma mind, sest ma tundsin, et ma lihtsalt MP3-ga kuulasin muusikat terve aeg, tegin seda ühte sama asja, päevast päeva ja mõtlesin, et see ongi minu põrgu. Ma olen kinni, see on Groundhog Day, ma olen põrgus. Mul oli lihtsalt null motivatsiooni, ma võtsin väga palju kaalust juurde, ma olin täielikus augus lihtsalt omadega, ma lihtsalt iga päev vihkasin sinna minemist, aga mul oli raha vaja ja seega siis ma olingi, et okei,
kuigi mulle restoranitöö ka vaata ei olnud meeltmööda, aga tead sa nagu vaheldub vähemalt kliendid või noh, midagi seal vaheldub, et ta küll lõpuks on ka siuke nüristav ja ma ei ole mulle meeltmööda, sest ma tunnen, et mul on rohkem potentsiaali ja ma suudaksin rohkem, oskaksin rohkem, onju. Aga vähemalt see ei olnud päris iga päev need samad osad. Mul oli silme ees kirju, mäletan, ma olin lihtsalt mingi, ma mõtlesin, ma hakkan kaotama, ma selgelt päris mõtlesin, ma hakkan hulluks minema, et ma ei suuda, et see oli nii roboti tunne, see liinitöö oli minu jaoks kõige tapvam, kõige nüristav. Sellepärast ma olengi kandideerinud pigem just, et nüüd, no nõudepesu on ka raske, et nõudepesijaks mind ei võetud, kandideerisin nõudepesijaks ka. ei no päriselt, nagu ma ei know, fuck it. Aga teenindajaks ma sain, onju, mõtlesin ka, et okei, vähemalt ma pean õppima menüü, onju, et ma saan klientidega suhelda, noh, et seal on midagi vähemalt sellist, et okei. Mingidki põnevat keskkonda, aga ma olin ka lattu, mina ei saa. Ma ju kohe, mul õde oli mingi tähtis tegelane laos ja siis ta kutsus mind suveks tööle, ma läksin siis suvel töötasin tööle kleepijana. Ja noh, vaata need, kes panevad mingi pesukaitsmete paki peale eestikeelse sildi. Valesti ka. Ja sul tuli 5000 alus pesukaitsmeid, see pidi olema tehtud kella 9 päeval. Ja siis need naised, kes olidki seal 10-15 aastat töötanud, lasid niimoodi nagu masinad, lihtsalt aru, siis ma vaatasingi, et ma hädaldasin, et oi küll ma lükkasin karbiga näppu ja ma ei tea, 100 asja, vaata. ja siis need naised olid lihtsalt nagu robot, siis ma mõtlesingi, et yeah. Aga ma tahaks, et AI teeks seda tööd. Ja mina saaks teha oma loometööd, saad aru? Jah, samas kellelegi meeldib ka see töö ja oskavad ka seda väga hästi teha. Ma räägingi, et kui sulle meeldib ja sa tahad, siis palun väga, ma lihtsalt, minule see ei sobi, see minu jaoks liiga nüri ja et jällegi ei taha nagu alavääristada, aga lihtsalt ma tean ennast, ma olen proovinud ju elus neid asju, ega noorena ma olen küpsiseid komplekteerinud, nõusid pesnud, koristanud, et ma ei ole nagu seda mingi, mulle ei kõlba teha, sest mulle kirjutati ka, Sillele ei kõlba minna Bolti kulleriks. Asi ei ole selles, et mulle ei kõlba, lihtsalt mu eesti keel on liiga hea, et olla Bolt või Bolt kuller, vaata, et nagu. Ei, mina reaalselt mõtlesin, sest et mul Meelis käib, on ju. 15 aastaselt käib, sõidab oma rattaga ringi ja teenib omale raha, on ju. Siis ma mõtlesin, ma võtan tema kotti ja siis ma ei pea omale seda kotti ka ostma, seal kõigepealt sa ostad koti 50 euro eest, siis pead selle tasa tegema. Ja siis alles saad hakata raha teenima. Mis kämm see on, ma ei teadnudki seda, what? Ja siis ma mõtlesingi, et võtan tema kotti, et saab kohe hakata raha teenima ja nii edasi, aga no excuse you, ma ei jaksa. Treppidest üles ja joosta ringi. Aga tead, ma ei mata seda veel maha, et hetkel on ikkagi juba nagu selline seis, et võib-olla peab paar tiiru tegema. No, ütleme niimoodi, et ega me võime ju alati ka edasi kandideerida, ega see ei tähenda, et okei, nüüd on kõik, on ju, aga nii kaua kuni siis kandideerimis vahepeal kasvõi paar vahetust nädalas, ega ma mõtlegi, sa pead täiskohaga minema nüüd igesse komplekteerimis, 12-tunnine vahetus on ka päris räme ikkagi füüsiliselt ka, on ju. Ja ega ma ei pannud ka kirja, et ma lähengi nüüd täiskohaga teenindajaks, aga lihtsalt seniks, kuni ma ootan, sest jah, mul on vestlus, aga pärast seda ma pean jälle 2-3 nädalat ootama ja no mida ma teen need 2-3 nädalat, ma pean midagi tegema ju samal ajal, on ju, et nagu see teema ja ma olen täiesti nõus, muidugi on vaja õpetajaid ja kullereid ja laotöölisi ja teenindajad 100% on vaja, aga on lihtsalt teatud ametid, kuhu mina ei sobi. No minu jaoks on üks kindlasti on klienditeenindaja ja see ei ole ei raha pärast, see pole isegi sellepärast, et ma kuidagi ei saaks, ma ei tea, kassas hakkama. Aga lihtsalt, vaata mul on see resting bitch face on esiteks igal pool, ja igal pool, kus ma olen olnud klienditeenindaja, need managerid on nagu mingi, kas sa vihkad inimesi mingi, jah, aga noh, besides that on ju, et naerata niisama, mõtlesin, mul ei ole sellist moodi, kui ma olen klienditeenindaja. Mul on nagu see, et tegelikult mulle meeldib suhelda, vaata ma olin pikalt ju ettekandja, restorani juhataja ja nii edasi, mul ei ole nagu sellega probleemi. Aga tohutult väsitamine, pidev sotsialiseerimise, pidev nagu suhtlemine, see on ka veits vaata natuke fake ka, sa pead ikkagi olema ju selline meeldiv ja naeratav ja selline, et natukene peab ikkagi ma ise mõtlengi, et mingi väikses kohas on tegelikult okei, et sul ongi, ma ei tea, butiikpoeke või mingi, no ma ei tea, outlet või mingi siuke koht, kus ei rooma sul mingi 20 000 inimest läbi päeva jooksul on ju. Et aga jah, üleüldiselt ma mäletan, kui ma töötasin kunagi kardikeskuses. Jeesus, no sellest on muidugi väga-väga koomööds, aga no seal oli eriti nästi. Ma arvan, sain mingid traumas, mingid briti poismäed käisid kartidega purjus peaga sõitmas ja siis ropsisid kiivritesse ja kes Klassi. Seda pesema pidi. Paljad tillid saunas, ma pidin minema vaatamine, saunas tegid nii kaua ja... Ma ei taha teada, mida nad saunas tegid. Ja, et see oli nagu nästi, aga perk oli see, et kui sa tahtsid, sa võisid ise käia kardiga sõitmas, kui rahvast ei olnud.
kas ma võin selle ära varastada või arusaadeks müüa, mul on raha vaja nagu? Ei noh, ma ütlen tegelikult, seal ei olnud nagu midagi hullu, aga ma lihtsalt, ma ei tea, mis ma võisin olla 21 või. No väga-väga ammu igal juhul on ju. Lihtsalt no, näiteks... meie kasvasime niimoodi üles, et see oli okei, et sa noorena võtad sellist tööd vastu ja oligi okei. Ja sa said väga lihtsalt need tööd. Ja tänu sellele ma tean, mida ma ei sobi tegema. Ja teine asi on see telemarketing. Jesus, kill me now. 2 kuud suutsin teile vastu pidada, ulgusin iga päev, sest inimesed valimatult sõimasid mind telefonis, aru saamata, et mina seda database'i kokku ei pannud, kus neid numbrid võetakse, eks ju, et see on töö, on ju. Et see, no võt see oli väga-väga rõve kogemus. Never again, ma ei tea. See andis ka mulle, sellise kogemust noorena andis ka motivatsiooni, et okei, ma pingutan ülikoolis, ma loon kontakte, ma teen tasuta praktikat, nagu ma hüppan üle ma varju, ma olen ka ju elus, see on nüüd 3. kord, kus ma läbi põlenud, sest ma tõesti olen, kui ma teen põhjalikult pühendumusega, annan endast 100% just selleks, et ma ei oleks praeguses olukorras, kus ma siis olen töötu ja rahatu, ja ei ole lootust niipea ka saada erialast tööd, ja et siis see ongi veel valusam mulle, sest et ma aastaid käisin ülikoolis pingutades, mulle kogu aeg öeldi, su baka ei ole piisav, sa pead ikka magistri ära tegema, kui sa tahad ikka seda tööd, kui sa päriselt tahad seda tööd, siis sa pead tegema tasuta praktikat ja kõiki asju, ma tegin kõik need asjad, mis mulle on alati öeldud ja siis see ikka ei garanteeri mulle mitte midagi, aga milleks ma rassisin, tohutult pingutasin, põlesin läbi 2 korda selleks, et olla täpselt samas olukorras, nagu ma noorena olin, siis kui oli majanduslangus, umbes see 2010 umbes sinna kanti. See oligi 28 kuni midagi sinna 10, eks ju. Töötasin vahepeal ehitusel, mäletad? 19 olin keelküttega. Mustamäe luud lihtsalt. Ja, nüüd olen mina Mustamäe luud. Koristasin ehitusprahti miljoni korteritest Pirital. Ja siis läksin loengusse pärast seda. Niimoodi ma oma tunked vahetasin ära, käisin duši all, siis läksin loengusse õhtul. Ja töötasin niimoodi ja raha ei olnud nagu halb, aga mina ja koristamine nagu, sa oled mu korteris käinud selles mõttes, et ütlen niimoodi, et see ei ole mul talent, et ma saan hakkama koristamisega, ma ei ole nüüd mingi räpane inimene, aga vaata osad inimesed nad nagu kohe näevad ja nad oskavad ja nad on süsteem ja nad teevad tšup ära. Mul on vaja oma protsessi, ma ei märka ja mul mingid asjad jääb vedelemani ja selles mõttes, et tegelikult väga raske töö oli, ma pidin tassima ka seal mingid tsemendi, mingid kotti asju, mäletan, et see oli ikka päris korralik noorena, ma olin mingi väga hästi noor. Ja oligi, et ma lihtsalt tean, et ma oskan ja suudan teha paremini, ma tunnen, et ma raiskan potentsiaali nendel kohtadel selles mõttes, et ma tegelikult võiksin seda aega panustadagi, et teha nagu nii palju enamat, et sellest mul ongi kahju, ma tunnen, et see on tohutu kaotus mul olnud praegu. Ei no ongi, me võime siin rentida ja kõik asja, aga noh, selles mõttes ma saan ka aru, et need teised inimesed, kes siis, ma ei tea, kui sa kandideerid kuskile, eks ju, nemad ju vajavad samamoodi tööd ja on ka samamoodi tööotsingutel ja mis iganes, et on samamoodi raske, eks ju. Vaja rohkem seda tööd. Jah, aga et noh, ikkagi see on ikka väga, noh, ma ütlen, töötu olemine on olnud siiamaani kõige alandavam kogemus mu elus ja ma olen ikka igast sitta läbi elanud. Ja ma tean su, eks. Nii et ei, no ei mõtle isegi seda, aga et no, ikkagi nagu, no see on ikka massiivne nagu alandav olla töötu. Jah. Jah, sest sa oled laisk ja tahad riigi kulul elada. Võtad ette, et sa saad 850 eurot, on ju. Ja siis, oi, ma tahan tõesti nii väga selle väikse kuradi raha kulul elada või? Mis kuradi jutt see on? Nagu... Ja siis vaadatakse ka sind umbes, et sa oled nagu saamatu või läbi kukkunud või nagu mis mõttes sa siis tööd ise oled ju noor ja kõik see, et ja mine siis ja kraabi neid uksi ja nagu ülipiinlik ja on tõesti alandav, on hea sõna, et mul ongi juba, ma muidu üldse terve see aja jooksul ma ei ole vaata selle töötuse teemal nagu üldse sõna võtnud, sellepärast et okei, üritasin olla hästi optimistlik ja mulle töötugas öeldi ka, et ära ole negatiivne ja kui siuke suhtumisega oled, siis sa leiagi tööd, on ju. Okei, ja ma olen, ega selles mõttes, et ma ei lähegi töövestusele mingi monolla andnud, on ju, et loomulikult ma lähen sinna, ma olen motiveeritud, ikkagi ju tahad endast parimat muljet jätta ja nii, ja see on loogiline, aga lõppkokkuvõttes, kui sa saad 30. ja sa oled tohutult pannud ressurssi sinna alla ja siis ongi, et aga meil on nüüd kohe aprill ja ma käisin viimati oma erialast töö peal juunis, kas nagu see on ikka, noh, mul lihtsalt ongi nagu, et ja siis ma kirjutasin lihtsalt reetsi, et okei, nagu ma annan alla, tööturg võitis, palun, palju õnne, aitäh siis, et tore. Ja siis ka kõik mingi ei, aga et sa oled nii lähedal, et sa oled ju jõudnud top 3 hulka igal pool, on ju, et ju siis järgmine kord valitakse, ma ütlesin, et jaa, aga ma ei saa oodata enam 3 kuud.
ma ei saa enam oodata 3 kuud. Ja see ei ole nagu mingi lohutus, et sa said top 3 hulka nagu. See näitab veel rohkem seda, et nagu fuck this shit, ma nägin nagu nii palju vaeva. Ongi praegu ma olen ka teinud kodutöid. Ma olen nagu ilma nagu rahastamata kodutöid. Ja sama. Eks ju. Ja nagu... Ma Patreonis jagasin oma seda viimast. Siis inimesed olid nagu päriselt. See oli selline. Ma ütlesin, et jah, 3 osas ja need ülesanded, ma ei mõelnud need ülesanded veel, mulle anti. Ja siis keegi kirjutas, et ja selle peale nad julgevad sulle lihtsalt saata meili, isegi mitte helistada. Ja öelda, sellest helistamisest meil arvasid, kuidas sa tahad, et keegi sulle helistab? Ma tahan päriselt, aga have some balls, helista mulle ja siis räägi minuga nagu inimesega, mitte lihtsalt ma olin kandidaat, kes ei osutunud valituks, sest et 3 keegi teine sai bla bla, aga palun räägi, anna mulle nagu selles mõttes konstruktiivset tagasiside, mida ma saaksin siis kasutada, rakendada, mida oleks hea teada, just täpselt, et siis see aitaks mul saada tööle järgmisel korral. Ma ei võta asju isiklikult, nagu päris, ma tean, ma võin tunduda, et ma olen draamalama ja võtan kõik isiklikult, tegelikult ei võta, et ma olen väga tänulik olnud, sest mul oli ainult ühes kohas, kus mulle ära öeldi. Nad esiteks see, et helistati ja see värbaja rääkis muga 20 minutit ja tead, kui palju mul oli sellest abi ja kui palju enesekindlust see mulle andis, et ma ei tundnud ennast mingisuguse mõttetu junnina, et mingi luuserina. Igasugune värbamine praegu, inimlikkus on välja võetud, et noh, ilmselt on nagu, ma mäletan, kui see suur koondamiste laine hakkas ITS siin 2022 ja 3 on ju, igalt poolt maailmas, Amazonis, ma ei tea, kus iganes, eks ju, Eestis samamoodi. Värbajad olid need, kes läksid üsna esimesena HR-tiimist inimesed tihti. Ja siis ongi see, et need järele jäänud peavad hakkama saama selle koormusega, mis neil on, eks ju, kõik see teema, et nagu I feel you, aga te ei pea, nagu see ebainimlikkus, mis praegu on ikkagi välja tulnud, et sa oled ma ei tea, kandidaat number 1 ongi, et mitte isegi nime enam ei ole, eks ju, et see noh, ma saan aru, et see töökoorem võib olla täiesti massiivne, eks ju, aga see empaatia ei tohi ära kaduda seal nagu. No ma ütleks siinkohal, et kui ma kandideerisin ja mind ei valitud edasi järgmisse vooru, siis sa saadad mulle copy-paste, bla, 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 see on see on täiesti fine. Aga kui ma olen tõesti top 2-3 hulgas ja siis sa saadad täna me kandideerimast selle kirja mulle, no, siis meil oli tõesti palju kandidaate, no inglise keeles on need kirjad kõik ühesugused, eranditult kõik ühesugused. Aga eesti keeles on ka minu meelest, isegi kui see ei ole nüüd päris mingi masintõlge, isegi kui see ei ole päris ChatGPT, siis ma näen ka, et seal on ikkagi need tüüplaused. Kokkuvõttes oli väga tihe, me väärtustame sind kui kandidaat, julgustame edasi sind kandideerima meie vabadel ametikohtadel, mille leiad siit bla, bla, bla. Esiteks mul on olnud seda, et ma tahaks anda värbamisprotsessi kohta ka teile tagasisida, et võib-olla kuidas te saaksite järgmine kord natuke parendada või kiirendada või mis iganes. Hea, jällegi, mitte et ma hakkan teid mingi sõimama, vaid lihtsalt mõned tähelepanekud on ju, kas või näiteks selle kodutöö mahu osas, noh näiteks lihtsalt, et mõelda selle peale. Ja teiseks ongi see, et ma sooviksingi, et tõesti, kui oli tema või minu vahel ja mindi valitud ja sa saadad mulle meili, see on tegelikult veits solvav küll, et siis nagu võiks võtta selle 5 minutit öelda, tere Sille, et mul on väga kahju, et seekord läks nii, aga noh, lihtsalt, et siis tekib ka ikkagi see, et ma olen inimene, on ju. Ja no mis tegelikult toimub, on see, et nad hakkavad seda uut inimest juba onboard ima. Ja siis umbes nädal-2 hiljem saadavad sulle selle meili, mis on nagu mingi... Seda tegelikult siinkohal ma ütleks, et avalikus sektoris ma tean seda, sest neil ei ole valikut, kuna nad tegelikult, isegi kui nad võtavad selle inimese, nad peavad enne taustakontrolli tegema, mis võtab aega ja kui taustakontroll on läbitud ja inimene ei ole pakkumist tagasi lükanud või ümber mõelnud, mis iganes on ja läheb nagu lepinguks, siis nad tegelikult saavad alles öelda teistele ära. Aga muidugi mind sai lohuta, sest mina olen 3 nädalat olnud, et miks ma ei ole sealt midagi kuulnud, on ju. Ja siis ma juba ma ei saan ise aru, et ilmselgelt ma ei saanud, kui ma ei ole 3 nädalat kuulnud midagi. Et aga mingid asjad on jah, mulle ka öelnud, et me kõik mõistame ja et keegi ei saagi mind personaalselt võtta ja see on protsess ja see on mis iganes. Aga kohati on ka see, et kas ma tahaks enam kandideerida tagasi, kui mul on selline kogemus olnud, on ka see küsimus, et ma ei tea, mul on mõnega on jah, et ma kandideeriks 100%, et tõesti oli hea kogemus, kuigi osutun valituks. Teistega on see, et ma mitte kunagi, te panite mind läbi nagu selliste tulerõngaste ja lihtsalt selleks, et saate lõpuks copy-paste meil, kui ma eelnevalt juba küsisin, et kas see on takistuses või kas mis iganes ja ei ole, aga siis lõpuks me ikkagi tegelikult otsustasime, nüüd see on takistus. Ilmselt on ikkagi mängus väga paljud erinevad asjad, eks, et mida spetsialiseerunum sa oled mingis teatud erialas, seda rohkem sinuga tahetakse rääkida.
ja see on nagu okei, me nagu ennem rääkisime mingi maani, on ju, et noh, 5 on palju, ilmselgelt isegi 4 on palju, et aga ma mäletan üks esimesi rolle, mis mulle väga-väga meeldis, ma töötasin, ma arvan, seal vist kõige kauem oligi, et mind kutsuti maja vaatama. Noh, ma olin ju CV ennem saatnud, võib-olla olime ühe kõne telefonist teinud kiirelt, on ju, et leppisime kokku selle, vaatasime maja üle, käisime ringi, nagu leppisime kokku, et esmaspäevast hakkab töö ja mulle meeldis see kõige rohkem, nagu, kus ma nagu olen olnud ja et see oli niisugune, ma ei tea, nagu normaalne, et sa ei tunned ära, milline inimene on CV järgi, sa näed ta oskusi, kus ta olnud on, noh, ma nagu, ma ei tea. No lihtsalt mul ongi see, et minu CV peaks juba ütlema seda, et ma oskan pressiteadet kirjutada, et sul ei ole vaja mulle anda kodutöös sellist üle. Ma võin seda teha, aga see on nagu lihtsalt, ma ei oleks saanud teha seda tööd enne, kui ma ei oskaks nii elementaarse nagu kommunikatsioon 101, nagu igaüks oskab pressiteadet koostada, see ei ole üldse mingi, ma ei tea, väga veidrad, vahepeal on ka see, et miks te annate süüdist ülesande, kas nagu või kas mul on mõtet enam CV-d saada, saadki kohe need kodutööd laiali juba, et nagu kas te vaatate või kas te, kui te 2 sekundit nüüd mõtlete logiliselt, siis saate ju aru, et need oskused või et kas te siis ei usalda, et mul on need oskused või noh, samas teistele kandidaat saadeti ju ka need ülesanded, siis ongi see, et mul tekib nagu küsimusi ja siis lõppkokkuvõttes ma ei teagi, olengi mingis mõttes tagasi seal siis 2000, noh, ütleme 2010 midagi sinna kanti jah, et mingi 15-16 aastat tagasi, et tol ajal oligi, et ma sain väga lihtsasti selles mõttes tööle, et igal pool restorani, ma läksin mingi ettevalmistusköögi kokaks niimoodi, et ma ei saanudki mingit CV-d kuhugi, lihtsalt otsiti, midagi nägin, helistasin, tere, ma olen Sille, ma olen noor, ma nagu oskan hakkida asju. Ja siis, millal sa saad kohale peale tulla tutvuda, siis näidati, et umbes noh, sisuliselt nugan siin lõikelaud seal, et tegin mingi proovipäeva, nagu päriselt ja kuidas sul on kooliga, okei, pandi graafikusse juba siis leping, noh, ühesõnaga ei olnud mingit vestlust, mitte midagi, lihtsalt, et oled normaalne inimene, oled kohustundlik, saab sind usaldada. Ma tean, et ammu enam niimoodi tööd ei saa, et see on okei. Aga kunagi see lihtsalt oligi ja ega see ettevalmistusköögi kokatöö ei olnud mu unistuste töö loomulikult, aga ülikooli kõrvalt noh, ideaalselt ma tegelikult ju vahepeal ka seal otsisin tööd, kandideerisin mingi asjaajajaks, sekretäriks, mis iganes, vaatasin ka, et äkki leiaks midagi erialaga seoses, ei leidnud, on ju, ka, et magist või seda baka pidi olema vist, mida iganes tahtsid, mingi kogemust juba ka või mida iganes, mingi okei. Aga mõtlesin, et tead, ma pingutan, ma hakin neid porgandeid ja kapsaid siin hommikust õhtuni, aga vähemalt on raha, on ju, ja siis saan oma hobidega tegeleda ja nüüd ma olen samas seisus, et noh, ma nüüd lähen siis koristama laudu ja siis samal ajal tegelen oma mingi kireprojektidega ja midagi siin tilgub, on ju, raha siis nagu selle ettekandja tööga, et noh, ma ei arvanud, et ma küll olen siin, aga noh, ma olen siin olukorras hetkel. No minu jaoks on ka ikkagi oluline, et see töö mulle meeldiks ja noh, ma ütlen, see eilne vestlus oli mu kodutöö põhjal, mis oli 3-osaline noh, struktureeritus, kuidas sa siis AI arhitektina näiteks chatboti teeksid empaatilisemaks ja rohkem hakkama saavaks, eks ju, et kasutaja peaks hästi vähe vaeva nägema, selleks, et oma eesmärk saavutada, on ju. Ja siis inglise keeles kõik see, mis seal taga toimub. Siis mul on, et nagu ma tegelikult väga tahan seda tööd, sest jaa, fine, AI on väga-väga tugev IT maailmas praegu ja osalt ka nii-öelda seal disaini ja projektijuhtimise maailmas, kus ma olen, on ju. Aga miks mitte siis, sorry, nagu kill or be killed on praegu see olukord, mis ma tunnen, et jaa, ma ei pea AI-d oma vaenlaseks, sest ta tuleb nii. Kas mina tahan või mitte, ta on juba platsis. Mina saan ainult ennast kohandada selle maailma järgi ja ma õudselt tahaks seda tööd. Ja nagu mitte, nagu no shade, lihtsalt jällegi see kandideerimine on nagu see massiv kodutöö nagu noh, see on lihtsalt nii, ma ütlen pärast eilset vestlust, mis kestis tund aega ongi, et sul on mingid IT-inimesed seal vastas. Ma olin lihtsalt nii rammestunud, et ma läksin keset päeva magama. Lihtsalt vajusin ära, peapatt ja kõik nagu. Ei, selles mõttes, kui oleks nagu sinu loodud AI, Llama ChatGPT ma kasutaks selles mõttes, et seda ma usaldaks, ma tean, et see on vähemalt mingi tasandil eetiline, et no eks ta on alati kallutatud, on ju, eks ta ikka nii inimese nägu ju, kui sa lood mingit asja, on ju, mingit süsteemi. No ta peab ettevõtte nägu olema. No okei. Aga jaa, ma selles mõttes loodan, et sa saad AI arhitektiks siis nagu sa ütlesid, et ma tean, aga see tegelikult kõlab ju
ma ei tea ühtegi AI arhitekt, see kõlab ägedalt. Ta on nii uus asi veel, vaata. See oleks olla eesrindel nii-öelda eestvedaja siis nagu täitsa nagu luua. Ja, et neil ei olnud ka veel endal olnud sellist inimest veel, et selles mõttes põnev. Aga väga keeruline on saada nagu jalgu ukse vahel, kui sa ei ole varem seda teinud, on ju. Kuna ma ise kes on varem seda teinud? Kuna ma õpin seda ise nii palju, seepärast nad võtavadki neid hobi-inimesi ka ikkagi. Et mul on endal huvi ka sellega tegeleda, et siis võib-olla sealt nagu need vestlused on tulnud, aga et jah, selline huvitav koht, kus jälle olla. Aga mis see tuleviku perspektiiv seal on, seda metsikult õppimist, lugemist kogu aeg ennast nagu teistest natuke kõrgemal hoidmine. Ja, aga samas on ju põnev, kui sa saad ennast nagu arendada ja et ei ole seda stagnatsiooni, et sa saadki õppida. Ma lihtsalt kardan, et see on jälle selline nagu 15 aastat tagasi oli, et kui me alustasime selle disaini maailmaga kasutajakogemuse disain ja kõik see UI ja kõik see, mis on nüüd juba massides, too aeg oli see üsna nišš ikkagi, et sul Eestis selline töö on. Ja sa said põhimõtteliselt igal pool, kui sa kandideerisid. See oligi see, eks ju. Praegu et need kandidaate on praegu nii palju, et aga see töö on nii palju muutunud selle ajaga. Tegelikult, kui sa mõtled näiliselt lühikese ajaga, on ju, et on see töö muutunud nii palju tehnilisemaks ja minu jaoks natuke igavamaks, sest nagu disaineri töö on olla loov mingis mõttes. Mitte kunstnik, sa ei ole kunstnik, eks ju, aga ikkagi mingisugune selline loovus peab olema juures, aga see tehnilisus on natuke hakanud seda üle trumpama just AI pärast, sest et palju lihtsam on anda need asjad välja kiiresti, kohe AI aitab sul nagu kohe oma disaini realiseerida, eks ju, et selles mõttes tore, aga see natuke kaotab ära selle loovuse. No see on vist, kuidas ma ütlen, modernse maailma eripära äkki, sest et kui sul kunagi oli, näiteks kommunikatsiooni valdkonnas, kunagi oligi, et sul on pressiesindaja, siis sul on sisekommunikatsiooni ekspert, siis sul on väliskommunikatsiooni ekspert, siis on sotsiaalmeedia ekspert ja nii edasi, on ju, siis päris palju otsitakse nüüd 10 ametit ühes sisuliselt, ehk siis pidevalt ma näen, et see on, otsime turundus- ja kommunikatsiooni eksperti. Turundus ja kommunikatsioon tegelikult on jah, omavahel seotud, aga nad on üsna erinevad ja seal on ka erinevad oskused. Et sisuliselt, mida tahetakse, ongi, et sa oleksid nii loovkirjutaja, sisulooja, tunneksid metat, oskasid kampaaniaid teha, veebilehte haldada, siis ja kommunikatsiooni üritusi korraldada, tööandja brändi ja siis ka päringutele vastata, meediaga suhelda ja kirjutada pressiteateid ja nii edasi. Ehk siis seal on tegelikult väga-väga palju oskusi, et ma olen nagu, ma ikka ju vaatan, nüüd pigem olen liikunud siis erasektori poole, et enne ma kandideerisin rohkem nagu kas siis kolmandas sektoris ja peamiselt olen muidugi avalikus sektoris, see on kõige rohkem pannud auru praegu, aga ka avalikus sektoris on mitmed kuulutused olnud sellised, et kus need nõudmised on see, et sa pead oskama kujundusprogrammi, videotöötusprogrammi, hea, kui sa oskaks ka pilte teha ja oleksid fotograaf ka, on ju. Ja siis sa pead kirjutama väga häid tekste, mis lendavad sotsiaalmeedias ja oskama suhelda ajakirjanikega, ühesõnaga seal nagu, see loetelu on nagu tohutu, et mõtlen, et vau, ma tahaks näha, kes seda tööd enne teil tegi, sest et need on nii erinevad oskused, et jah, ma olen tugev ühes valdkonnas, aga mingeid asju mul on see, et palun ära pane mind tegema, sest sa ei saa seda tulemust, mis sa tahad, sest ma ei saa pühenduda täiskohaga selle video või selle sisuloome peale, kui ma pean tegelema nende muude asjadega. Et siis mul on ka alati see, et mis see prioriteet on, ma alati ka küsin vestlusele, et mis on teie number 1, mida oleks vaja homsest kohe nagu teha, et ma seda kõike 3 asja ei saa korraga lihtsalt teha, sest et ma teeks siis kõik, ütlen põlve otsast ja see ei ole hea. Ja, selliseid on minu erialal ka, kui sa vaatad graafiline disain ja siis sa pead olema räigelt hea kasutada kogemuse disainer, mis on nagu, ja pluss tootedisainer, sa mõtled, mis see siis on lõpuks? Kes sa siis lõpuks oled? Jah, et sa ei, kindlasti on neid ükssarvikuid seal kuskil, kes nina verest väljas pingutavad selle nimel, aga kaua nad ka vastu? See pole aus, jah, et see läbipõlemine tekib päris kiiresti. Sest et Töötukassa andmetel, mul ei ole nüüd see statistika peas, aga just viimaste aastatega on järjest rohkem inimesed saanud seda töövõimetust just läbipõlemise pärast, et järjest rohkem jäävad inimesed tervislikel põhjustel tööst ilma ja ma ei ole üldse šokeeritud. Ja ma just lugesin, et mis see uus seadus on nüüd, et sa ei saa siis seda töövõimetusraha pluss tööturaha koos enam. Jah. Excuse you nagu? Nad on muutnud siin päris palju selles aastas, nii et mina sain veel toetust nagu... Ma tahtsin lugeda korra ühe lause, mis ma täna lugesin meie väga vahva poliitiku suust tulnud lause, et
valitsus on ära teinud väga helde maksukergenduse, ütleb Ligi. Mida temaga Ligi on see, et ära ole vaene ju. Sisuliselt. Ja, et te olete eestlased on nii paksuks läinud, et ärge siis sööge siis vähem ja. Ma juba söön. Reaalselt Marianne toob mulle toitu, see, et ma söön. Ei, nagu ma lihtsalt, vaata, mul on nii hämmingus, et kuidas poliitik saab üks paska suust välja, eks ju. Jah, täpselt, et no Ligi on nagu klassikaline, ära ole vaene, ära ole töötu inimene. Ise oled süüdi oma olukorras ja me kõik sünnime võrdsetena ja blablabla. Mis see oli siis? Mis see sisu oli seal? Ma ei tea, mis RR artikkel, ma lihtsalt lugesin pealkirja. Nagu ikka. Wow. Aga siiski, jah. Mõisnik tuli ja siin talupoegadele väga heldelt andis vähem piitsa. ja ikka sulaseks peab paadialune. Tegelikult jah, ma ütlen, mul on nagu see kevad tekitab mingis mõttes ikkagi täitsa hea nagu, kuidas ma ütlen, niisugune mõnus olemuse, et mul ei ole mingit depressiooni. Ja, seda sama. Eelmine, kui ma olin töötu 8 kuud, mul oli ikka räige depressioon, nagu räige. Ja no siin koondati enne jõule, mis oli mõlemad korrad koondati mind enne jõule. See on ikka eriti nästi. Sorry, aga see on ikka täiesti haige. Ma lihtsalt ma ei tea, mulle osad, see on ka minu jaoks siuke, et nagu julm. Aga no mis teha, see juhtus, et see ei ole midagi enam heietada, aga täiesti pöörane. Nojah, nii need ettevõtted ikkagi teevad, et aasta alguses oleks uute eesmärkidega uus tiim juba koos ja nii edasi, et ma nagu äri mõttes ma saan aru, aga kuule, vaatame Hiina kalendris, seal hakkab mingi veebruarist, nii et ma ei tea, võtame mingi muu kalendri siis. No ja siis ütlevadki inimesed ümberringi vanad kolleegid, et oi, aga et näed, et jaanuarist, veebruarist, märtsist hakatakse palkama. Ja meil on aprill kohe. No mul on ka see praegu, et ma tean, et niikuinii avalikus sektoris eriti on see, et suvel väga ei varvata, on ju. Seega, kui kevadel ei leia, siis järgmine, tuleb põhiline september, on ju, ja sealt edasi sügis. Siis mul oligi, et aga vaata enam ma ei saa loota selle peale, et nüüd keegi järsku avastab mind ja võtab mind tööle, et ma pidin nagu selle koha peal nagu loobuma enda unistuste tööotsingutest ja eriala tööotsingutest, et olen küll kandideerinud aktiivselt teistele kohtadele, kuhu ma arvan, et ma võiks sobida, mida ma ei oleks võib-olla selle peale tulnudki, et aga samas jällegi ma ei ole ju rumal inimene, ma saan kui ma elan sisse, õpin asjad ära, ma saan hakkama päris erinevate asjadega. Ja nii kaua, eks ma siis teengi oma podcast ja muid asju, otsin, vaatan ringi, et hoian nagu silmad kõrvad lahti, et ega ma ei ole mingi, et ta täiesti nagu käega löönud, aga mul oligi lõpuks, et okei, nüüd on nagu olukord see, et enam ma ei saa lõpmatuseni lihtsalt siin istuda ja oodata mingeid vastuseid, et ma pean nüüd nagu liigutama. Õnneks on hea asi suvel ka see, et otsitakse päris palju hooaja töölised igal pool ka mingi, et kas sinna, kuigi see ei ole ka jälle, et okei, ma siis lähen jälle mingitesse kohvikutesse, mis iga, mitte see salb töö on, aga endal on nagu okei, aga vähemalt suvi ja võib-olla on ilusas kohas päike ja jälle energiat või midagi, et vahelduse mõttes ei ole ka need füüsilised tööd või sellised tööd halvad. Ja just ma mõtlesingi see iga peale, ma vaatasin Omniva otsis omale seda elektrirattaga postitarni, et ma mõtlesin, et see võib-olla on too much. Et üle ja terve Tallinna sõita, eks ju, et jah. Aga ongi, et vähemalt liigutad ennast, vähemalt teed midagi, oled nagu kas või rakkes, et muidu oledki seal kodus ja siis refreshid oma mailboxi ja mõtled, ei ole 3 päeva neist midagi kuulnud ilmselt vist ghostiti. Aga mind on sinna ka ghostitud töö. Väga palju. Ma ei mõtle Tinderis, see on nagu, aga mõtlen nagu tööalaselt. Tinderis olen ma ise ghostin ja on mind ghostitud, nii et. See on su karma nüüd, et sa Tinderis ghostid kõiki ja siis nüüd see on tööandjatega seotud nagu. See peaks olema tasakaalus, mind on sama palju ghostid. Äkki sa ghostid neid CEO-sid, vaata nüüd ja nad maksavad kätte sulle, vaata. Ja. Tegin nalja muidugi, okei, aga enamasti mind ei ole nagu ghostitud tööandjate poolt. Mind on ikka päris palju. Praegugi on mul paar application'id üleval, millest on väga palju aega möödas ja väga suured ettevõtted, kes ei tohiks endale sükest asja lubada. Aga mis sa teed? Mis sa teed sellises olukorras? Mul oli väga piinlik, sest ma kandideerisin ühte kohta, kus ma sain, ma ei mäleta, kas ma olin top 2 või top 3, aga mul oli viimane vestlus niimoodi, et ka kõik seal, pidin mitte ainult siis otsese juhiga, vaid seal olid juba ka juhtkond ja kõik see ja küsiti konkreetselt erialaseid, pandigi nagu vestluse proovile, kuidas see, mis sa arvad,
väga heas mõttes rasked küsimused, et kohe nagu oli tunda, et nad teavad, keda nad otsivad ja väga asjalikud ja ma sain nagu selles mõttes aru, aga ma pärast seda vestlust ei kuulnud neist mitte midagi, ma ei saanud isegi seda copy-paste meili, ma nägin hiljem, et nad valisid teise inimese nende kodulehelt. Ja mul oli nii, ma tahtsin maa alla vajuda, sest et ma ei julgenud ise nagu küsida, et oh my god, mida ma nagu nii hullusti või valesti tegin, et mul oli nii halb tunne, ma mõtlesin, ma keerasin ikka sellega nii räiget pekki, et ma ei saanud mitte midagi, täiesti nulli ja nad nagu, kui ma küsisin, ma alati vestluse lõpus küsin, et kuidas te edasi jätkate, millal nagu vastust võib olla oodata enam-vähem, on ju, mis iganes, ja siis öeldi ka, et jaa, et kas nad ütlesid 2 või 3 päeva jooksul või midagi sellist, ja siis kui nädal oli möödas ja ma sain ilmselt aru, et okei, et see on ei, aga mitte kunagi ei kuulnud neist midagi, see oli nagu, ma ikka tegin, ma ei tea, mis ma tegin, ma lihtsalt olengi mõelnud enda peas, mida ma tegin, palun. Ma olen tagantjärgi mingitele vestlustele mõeldes, ma olen nagu mingi, kas ma vastasin niimoodi või? Aga eile oli ka ikkagi see, et nad ütlesid, et nemad ise deadline'i ei tea ja see on üks põhjus, miks tegelikult võiks rekruuter alati kõnes olla. Kas või olla alguses ja pärast talle tagasi panna kaamera ja mikker kinni ja teha oma asja, eks ju, vahepeal. Aga need spetsialistid, kes minuga kõnes olid, me ei tea isegi, mis timeline'il või millisel sammul sa oled. Aga kuidas siis sa peaksid planeerima näiteks, oletame, kui sul tuleks nüüd pakkumine mujalt, on ju, kuna sellega võib-olla sa tahaks väga sinna minna, aga kuna sa lihtsalt ei tea, kas see läheb veel 6 aega või kus ma jõudsin või kuhu on ja siis on ka vahel, et ma ei tea, võtan selle pakkumise, mis mul praegu tuleb, et lähen sellega seda, et veits nagu jah, natuke imelik ja ausalt öeldes mul on nagu ka see, et inimesed alati imestavad, et ma helistan. Ma sain aru, et noored tänapäeval siis helistab, aga ma olen siuke, et päriselt su number on seal. Mina ka olen imestanud, et sa helistad. Ma helistan jah, ma olen vanakooli inimene, vaata. Ja siis kohati nagu tunnen ennast, nagu ma oleks mingisugune meeleheit, ma olen meeleheitel, aga mõtlen nagu mingi siuke nõme eks-naine, kes tülitab kõnedega, miks te ei ole muga ühendus olnud, miks te mulle ei ole vastanud, miks te olete mu ära unustanud. Ma lõikaks ennem nürida kööginoaga näpud maha, kui helistaks kellelegi. Ma olen ka, mida ma ootan lõpuks. Või nagu, et ei on lause, see on okei, aga siis nagu vähemalt ütle mulle ära, siis mida ma nagu passin siin ja nagu, et mis nalja, sorry, me kõik täiskasvanud inimesed ja juhidina, värbajana, personali inimesena, sa pead olema okei sellega, et sa ütled inimestele ära ja jah, nad pettuvad ja aga ega ma ei saada neid putsi, vaata, et selles mõttes ma lihtsalt küsingi viisakalt, aga imelik on ka, kui ma 3. korda helistan ja me ei ole veel kuhugi, me ei ole veel otsustanud. Siis mul on ka endal juba natuke siuke, et okei, ma ei taha nagu pinda käia, aga tahaks nagu teada, et nagu kaua võib mõelda, et ma olen juba, see on 3. kuu juba siin on ja mul siin, et kaua võib, sorry. Et siis ma tundsin ka vahepeal, et ma ei tea, äkki ma käin ise liiga palju pinda, et äkki ma peaks siis tagasi tõmbama nagu selle koha pealt, aga ma olen nagu reaalselt huvitatud olnud, ma ei ole kandideerinud ka kõik kohad, kuhu ma olen kandideerinud, ma olen mõelnud päriselt, et ma läheks sinna nagu mitte mingi okei, nagu või tegevus, vaid ei, ma nagu päriselt olen. Ja, ma ka ikka olen mõelnud niiviisi, et ma nüüd enam nagu ei kandideeri näiteks disaineriks, enam ei kandideeri üldse. Kuigi ma olen aastaid on ju disainer olnud. Minu jaoks on see etapp kuidagi läbi nii peas kui mujal, et tõesti, ma viimas kohas nägin, et kuidas need naised seal, kõik olid naised disainerid meil. Ja kuidas nad seal ikkagi vaeva nägid ja tegid reaalselt nagu nii hästi asju. Ja ma ise vaatasin, et ma ei ole nii palju huvitatud sellest enam, et ma tahaks nagu nii räigelt seda tehnilist, analüütilist disaini tööd teha, et see, selleks on juba paremaid inimesi, mul on muud oskused, mida ma oskaks muud moodi panna rakendada ja olla sama huvitatud, kui nemad olid disainist huvitatud, eks ju. Et ma ei tea. Raske on see karjääripööre ka natuke, kui sa oled aastakümneid teinud, nüüd ma olen juba aastakümneid teinud, ja vana hitu on täiesti. Oled ju dekaad pluss midagi. Ja midagi sellist ju 15 aastat. Ja peaaegu 15 aastat. Jah, selles suhtes, vaata mina ka ei usu sellest, et sa pead kandideerima vahet ja ole ükski kus mingi, ma ei tea, 500 kohta umbes, nagu ma ei näe pointi sellel, sest et sa ei jõua nagu hästi ja läbimõeldud kandideerida igale poole ka 24/7, et see ei too ju mulle tulemust lõpuks, et ja ma olen kandideerinud näiteks assistendi kohale, büroojuhi kohale, pole saanud vestlusele isegi mitte ürituste korraldajaks kandideerisin, ma saan isegi sinna, ma ei nagu nagu vau, okei, lahe, ma isegi et nagu ma ei tea, mida ma nagu oskaks teha väga hästi, et see on okei. Ei saa nagu isiklikult ka võtta, lihtsalt oli üllatav, et isegi sellistele kohtadele, mis on nagu alla mu võimetele ka ei ole nagu valitud, et siis ma olen ka veits nagu okei.
aga mis ma tahtsin öelda, ongi see, minu jaoks on normaalne ju tehagi vastavalt oma võimekuse tööd või et sind rakendatakse õiges kohas, sest lõpuks, kui sul ei ole motivatsiooni neid asju teha, siis ei too ju eriti head tulemust minu meelest ka nagu, et ma selle koha peal ma arvan, sa oled teinud õigesti küll, et sa kandideerid just nendele kohtadele, kus sa päriselt oled motiveeritud, päriselt tahad ja päriselt näed, et jah, ma sobiks sinna, et nagu IKEA komplekteerija. nagu IKEA komplekteerijaks, aga noh, ma arvan, et sa ei kandideeri või noh, sa ei lähe sinna sellepärast, et see oleks su karjäär nüüd, vaid lihtsalt olukorra tõttu, nagu ma ka teenindaks. Mitte, et IKEA komplekteerijal midagi viga oleks. Jällegi, pean ei nagu ole. ikkagi rõhutama seda, eks, et lihtsalt see kontrast on nii tugev, on ju. Muidugi on tugev ja ka endas on see pettumus on sama tugev, et vau. Ja vaata, see pettumus on see, et nagu ma saan aru, kui see pettumus oleks selline, et sa oled viimane kandidaat ja sulle öeldakse, et kuule, me pigem ei võta sind ja oleme ilma töötajate. Vaat see oleks eriti perses. Wow. Aga tegelikult neil on valik ja nad valivad teisi inimesi. Miks ma nii isiklikult seda võtan? Nagu, see on nagu selline tunne, et nagu noh, saad aru. No jah, sest et eestlastel on nagu töö nagu hästi oma väärtusega seotud, on ju, et nagu töö on nagu väga suur osa meie isiksust, meie elu, kohe me oleme töökad, kohusetundlikud, töö on oluline, mis tööd sa teed, kohe, noh, tavaliselt küsitakse, mis tööd sa teed, on ju, nagu, et see on nii oluline osa meie identiteedist ja kui sellele öeldakse nagu ei ja sa ei ole, sa tunnedki, ma ei ole piisavalt ja ma nagu täiesti nagu, et ja samas, mis mulle Treetsi puhul meeldis, oli see, et inimesed olid väga julgustavad, ütlesid, et aga ma tulen pirukaid ostma su käest ja et teenindajad ongi meil vaja, nii tore ja nii tubli oled ja jõudu ja jaksu sulle ja et see on nende kaotus, kes sind ei tahtnud, ma mingi ja nad ei näe seda niimoodi. Nad said minust andekama parema inimese, et nagu, et nad ei vaata sellega pilguga, et mingi räige kaotus oli ikkagi sellega teid tööle ei võtnud, nüüd mingi, ma ei usu seda elu sees, aga nii armas, et inimesed seda minust näevad ja kirjutad ja ma ju vingusin nii palju, et ma nüüd sain Postimehesse, saatsin artikli sel teemal ja siis minuga tehti intervjuu sel teemal, siis ma lihtsalt vingusin Treetsi nii palju, siis mul viskas täiesti nagu totaalse üle. Aga positiivne kahjuks oli ka see, et päris paljud inimesed samastusid, kes on minu samas paadis ja ka samamoodi haritud ja leia erilast tööd. Üks oli kandideerinud samale kohale, jõudnud sama kaugele kui mina ja meile mõlemale öeldi ära. Ja siis keegi mõtlesin, kes see valiti, ma tahan näha, palun näita mulle, kes see valiti, kui mina ja sina ei saanud. Kes on see imeinimene, kes on nagu Wonder Woman või Superman, ta peab olema mingi, ma isegi kujuta ette, mis tausta kogemuse soovitajate haridusega tema peab olema, sest et see peab ikka olema mingi täiesti, ma ei tea. Onupoja poliitika. Ma ei saa seda alati öelda, sest et siin ikkagi, noh, ma ei saa seda öelda, ma ei saa, sest et kui oleks onupoja poliitika, siis see oleks ju korruptsioon avalikus sektoris, et ma ei saa seda öelda, et seda ei saa kuidagi kinnitada nagu, et pole võimalik, et aga seda eestlased tihti lugu arvavad jah, et valitakse keegi, kes on mingi kellegi sõbranna või tuttav või whatever, vaata. Et jah, aga noh, ma ei tea, mis ma ikka, ma teen podcasti edasi, mis on ikka, aitäh Patreoni, tänu Patreoni inimestele, ma saan seda podcasti teha. Kahjuks, kui sa oled nüüd osa lõpuni kuulanud, siis ja sa oled mu Patreonis, siis ma tahan seda öelda kohe, et nüüd alates 11. osast mul hakkavad osad ilmuvad üle nädala, mitte iganädalaselt, sest mul ei ole Patreonis kahjuks veel piisavalt toetajaid, et siis iga nädal podcasti teha, aga mul on piisavalt toetajaid, et teha siis üle nädala. Et selle raha eest ma saan nagu stuudiorendi ja asjad makstud, et siis nagu, aga noh, mu eesmärk oligi 2 kuud katsetada ja vaadata ja nüüd oleme märtsi lõpus, täna kui me salvestame, seega jah, nii on, et aga üle nädala ja neljapäeviti ikka tuleb ja Patreonis ikka tulevad varem ja nii edasi, et siis jah, vot igatahes saime vinguda küll, ma arvan piisavalt või mis sa tahad lõppu öelda veel mingit üleskutset või midagi? Kutsun üles sinu Patreoniga liituma. Aitäh, see oli üldse fake, see ei olnud üldse. Ma ei öelnud seda Spotify häälega, vaata. Vaata, las ta nüüd järgi. See on nii loll asi, ma ei või. Ei ole. On ju. Lihtsalt nagu. Ta ei ole loll. I'm so sorry, baby. Vot, aga kuna me siin matuseriietuse musta huumori ma olen täiesti kindel, et sa oled täna roosas, ma mõtlesin, ma panen nagu kontrastiks musta. Ei, ma oleks ise roosas tulnud. Ma sain selle bluusi muideks, ma isegi ole ostnud seda bluusi, selle bluusi kinkis mu eelmine nädal Kristinka, kes siin podcastis käis, sest ma nüüd võtan mitte ainult toiduabi vastu, vaid ka riidabi. Nii et, ei, aga väga ilus, come on. Väga ilus. Glitter. Glitter. Tee veel kaamerat.
Sorry, rinna ja paistis, ma ei pannud tähele enne. Et ja ma tulin mustas, sest et esiteks ma teadsin, et mustas ja me matchime ja me käisime eelmine nädal samade riietega PLO-s. Fair point. Ja mul ei ole rohkem, mul ongi põhiliselt matuseriided jäänud, ega pulmariided jääb vähemaks iga kord. Mina olen näiteks Vinteris kõik oma ilustused maha müünud. Mul on ka Vinteris asjad üleval. Mul ei ole enam ilusaid riideid, nii ma pean käima nagu mustas kogu aeg. Nagu riisvõrilis, kus ma ikka kannan neid? Ma teen kodus persetunde ja palja persetunde. Palja Gucci. Nagu me kuulsime täna siis jah. Nasty. Flaps are flapping. Tahad veel? Ei, ma ei taha, aitab. Mul aitab. Aitäh, Liis. Jälgige Liisi LinkedInis, ma ei tea, kus sa tahad, et inimesed jälgige, sa ei taha ju sotsiaalmeediat tavaliselt promoda. Ei ole mõtet LinkedInis jälgida, kui ei ole reaala inimene. Rekruuterid, palun, kõik. Seda võib. Ja pakkuge Liisile arhitekti tööd AI, mitte päris. Ei pea tingimata see olema just, aga jah. Okay. Ei, aga kena, me jätkame sinuga Patreonis siis matuste teemadel. Jah. Okay. Aga aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid, toetasid. Järgmine kord siis juba järgmine külaline ja mis seal ikka, ma ei tea, elame veel. Ma ei tea, mul elame veel, kas ei ole mingi prillidoosi? Jaa, see prillidoosi. Ma olen varastanud selle. Ma ei tea, mis ma peaks lõppu ütlema, mis see lõpulause võiks olla? Mina ei tea. Ma selle twerkimise järgi ikka, shake your booty või midagi, ma ei tea. Eestlastele twerkida või? Miks mitte? Go off, kindlasti kedagi. Mäleta, kunagi oli mingi twerkimisvõistlus kuskil. Jumala palju eestlasi võttis osa. Ma ei mäleta, sest eestlastel ei ole midagi, mida twerkida väga, aga okei. Võib-olla mõni seljanahk. Mõni kukub otse potti, vaata. Tagumik on värista seda seljanahka. Tagumik on nii lame, et kukud otse potti, vaata. Ma kuulsin ühte lugu. See oli Nibu-Vibu, mis see oli? Nibu-Vibu. Sa ei tea, millest me räägime? Ei, ma tõesti ei tea, millest sa räägid. Vibu tähendas varasti midagi muud. Sa tead? Ei. Ma arvasin, sa oled TikTokis üle või? Olen küll, aga mul ei ole mingid Nibu-Vibu siis. Selle suve hitt. Oh lord. Sa ei ole kuulnud selle suve hitti või? Eelmine suvi oli ilus Vaiko Epliku ja Nublu lugu ja nüüd on Nibu-Vibu ja... Ma ei mäleta, kas see oli, minust oli see nimi. Oh dear Jesus. Võib-olla siis sellega võiksin lõpus lõpetada, kui mul internetiühendus tuleks tagasi. Tahad oma seljanahka tõrkida Nibu-Vibu? Seljanahka tõrkida. Sina oled see, kellel ei ole üldse, vaata, sa ei söö midagi ja sul... Pole midagi süüa. Ja seda ma räägingi, et sa kaotad iga asja peale kaalu, mul on see, ma võtan iga asja peale juurde, et... Nii. Kas ma nüüd leidsin? Ma vist leidsin, oota. Nii palju videosid on. Liiga palju videosid. Leidsin. Ja mul ei ole internet ei tööta. Vaata, mul ei ole raha end teenuseid maksta, on ju, et siin internet... Ei. Kõlab veits nagu see toute aeg, vaata. Vibu-nibu. Või mis iganes, ma ei saanud aru tega, mis ütles. Oled minu vibu-nibu, midagi ütles? Mida tähendab? Vibu-nibu. Mis see tähendab? Kirjutage kommentaarides, mida tähendab nibu-vibu. Nii et me lõpetame selle noodil. Ciao.